Ega praam on nii täis, et kas üldse ongi ruumi? On. Meie saime eelviimase koha. 30. aprillil ostetud. Hästi närviline vanamees on. Tahaksid Eesti rahval jaanide puhul öelda? Kõigile hästi palju tervist ja kõik minge loodusesse ja ammutage energiat, et jaani aeg on kõige müstilisem aeg, et on pööripäev ja valge öö ja valgus tuleb sinu enda sisse. Muidugi siia looduse vaatuse pukk. Ja kus me nüüd siis oleme? Telkimiskoha leidmine ja telgi püütamine. Ma ei tea, kas siis hakkab toppima siit neid või? Vaata, kui kauge see vahemaa on, jube venitamine või? No nii kaua kui vihma ei tule, nii kaua pole sellel vahet. Ei lähe augus sisse. Davai. Nii, davai, kurat. Mine ja painuta, noh. Mine nüüd sinna ees kotta. Hakka sa painutama ja küll mis kurat ei lähe. Painutame kokku keskelt ja minema. Nii, davai, perjot, kurat. Nii. Noh. Davai, nüüd hoba. Noh, kus siis on siin, kurat. Ja kuradi kõvasti vähendab seda tudumispinda ju. Mina ei tea, noh, on see nüüd hea või ole? Muidugi on hea, sellepärast, et ei ole puusad vastu käbisid. No ei ole jah, aga teisest küljest vaata, kui palju ta on väiksem. Siit jääb oma 30 senti, 40 senti ruumi, mis läheb praegu minema ju. Kuni mobiililakut on laps nutitelefonis. Aga õnneks see varsti lõpeb. Ja siit ainult looduse aeg.
Mis päev täna siis on? Ma ei tea, reede. Jaanilaupäev. Mis kell? Ma ei tea, mingi 9 hommikul vist. Põrgu läpatus ajas meid telgis üles, tuleb välja. Magada siin. Pikali tulla viska. Ja nüüd kui uima siis on sees, kohutav palavus on jubedus. Oleks tahtnud veel oluliselt pikemalt magada. Otsid juba sõna ja lõid. No on ju jaanipäev. No Eesti rahvas on siin kuskil sõna ja lõit märgata või? On 23. juuni 2023. aasta. 2-3. On juba ilmselt läma oma. Nojah. Ja meil on nagu kõik asjad No. olemas. Et ei ole nagu just need kohustused panevadki veel. Jooksutame metsas seda mingit kräppi maha teadvusest, aga selleks läheb vist aega, et väga kerima hakkad seda mõttelõnga, siis ta lõpuks jõuavad ka selle kräpini. Et kas mõttelõng saab ka ükskord ära keritud või on ta siuke lõputu lõng, mida sa võid lõpmatuseni kerima jääda, mitte kunagi sa seda lõngakera lõpuni valmis ei saagi. Ei saa. Mina ka. See energia... Samamoodi. Jah, see õnn ja energia kogus, see on ka inimestel absoluutselt erinev. Mõni sünnib siia maailma nii, et tal on piltlikult öeldes 10 tonni energiat, aga teine sünnib siia näiteks, et tal on 5 tonni. Noh, selle 5 tonniga sa ei tee elus nii palju ära kui 10 tonniga ja mõni tuleb võib-olla ainult 900 kiloga. Noh, elabki kuidagi, aga mis elu see on? Sükene hädapärane. Et midagi teha on, eeldus on üldse, et sul peaks powerit olema, et seda teha. Ja see õnnelik tundmus ka, et noh. See õnnelik tunne tekib siis, kui sa oled nagu, et oled terve ja sul on nagu tahtmine kuskile minna ja kui ongi midagi kehva ja siis on energia tühi, siis sa ei ole suuda õnnelik olla, kuigi tegelikult on nagu hästi. Aga väidetavalt Buda oli õnnelik kogu aeg niisama, lihtsalt istus, lesis kuskil puu all ja oli niisama õnnelik, noh, tehes absoluutselt mitte midagi. Lääne kultuuriruumi inimene seostab õnne ikka mingi tegevusega, et suur lotovõit näiteks, saad lotoga 1 000 000 eurot, noh, et tohutu õnn. No meie arvame jah, aga Buda väidetavalt ei vajanud mitte midagi. Oligi lihtsalt niisama õnnelik. Ta oli pidanud olema mitte ühtegi asja. Lihtsalt ta koges õnne kui enda igapäevast püsiseisundit. Võib-olla siis on nii või? Ei pea mõtlema, kus sa toitu saad ja kus sa mingid riiad saad või puid, mingid kütad.